Reformierakonna esimees peaminister Andrus Ansip ütles, et Euroopa Parlamendi saadik Kristiina Ojuland on oma pangaarvelt tasunud nende 39 reformierakondlase liikmemaksu, kelle hääletamisel erakonna sisevalimistel on tuvastatud pettus. Hommikul kogunes Reformierakonna töörühm, kelle ülesanne on välja selgitada pettused erakonna juhatuse valimistel. Nimelt on selgunud, et erakonna sisesel e-hääletamisel on osalenud inimesed, kes seda ise ei tea, ehk et keegi on seda teinud nende eest. Suurem osa selliseid juhtumeid on välja tulnud Lääne-Virumaal, mille piirkonna juht on Kristiina Ojuland. Pettuse kahtlus on aga ka Lõuna-Eestist antud häälte. Ootame ära erakonna töörühma töö tulemused, kuid praegu teadaolevalt vähemalt 2 juhul on võrokested saanud hääletada hoopis Brüsselist Europarlamendi kontorist. Ojuland kutsus täna pärastlõunal kokku pressikonverentsi, kus ta ütles, et rikkumised Reformierakonna sisevalimiste e-hääletustel on ulatuslikumad. Probleemi tegelike põhjuste väljaselgitamise asemel üritatakse Ojulandi hinnangul aga kiiresti leida fiktiivset süüdlast, keda poliitiliselt hukata. Ojuland taotleb erakonna üldkogu taas kokkukutsumist ja ta lubab seal kandideerida parteijuhiks. Kristiina Ojuland kinnitab, et ta ei ole seotud ilmsiks tulnud identiteedivargustega, küll aga tunnistab ta erakonnakaaslaste eest liikmemaksu tasumist. Meie kokkulepe oli väga selge ja ühemõtteline, et mina teen selle ülekande ja arendusjuhi peale jääb ülesandeks võtta nende inimestega ühendust, uurida, kas nad tahavad hääletada ja kui nad seda tahavad, siis peab neil see võimalus olema.